Tere! Mina olen Nele Kullerkupp ja te vaatate saadet Pealkirja taga, kus võtame kokku lõppeva nädala põnevamad uudisteemad. Seekordses saates räägime president Alar Karise viimasel ajal välismeediale antud intervjuudest ning Eesti poliitikute reaktsioonist nendele. Ühtlasi presidendi ametikohast kui sellisest ja eesolevatest presidendi valimistest. Teemat aitab lahata hunt Kriimsilm, kes täna kõneleb meile eeskätt imagoloogina. Minu esimeseks saatekülaliseks on Linnar Priimägi. Tervist! Tere! No, ma esitan teile 10 küsimust ja vaatame, mis sellest kõigest siis välja tuleb. President Alar Karis on viimasel kuul pälvinud Eesti tegevpoliitikutelt kriitikat seoses enda väljaütlemistega välispoliitika osas. Kas esindusfunktsiooni kandva institutsiooni esindajal peaks olema õigus jagada rahvusvahelisel tasandil omi mõtteid või peaks ta oma väljaütlemistes olema parlamendi ehk seadusandliku võimu häälekandja? Vaadakem seda nüüd siis imagoloogi pilguga. Vaat me kõik elame oma nekroloogi. Ja paraku väga hilja aastab enamik inimesi, et nad on elanud elu, millest nekroloogi ei ole mitte midagi kirjutada. Nad on elanud väheväärtuslikku elu. Ehk siis täiendavad kellegi teise nekroloogi? Seda saavad inimesed endale lubada, tavalised inimesed, aga seda ei saa lubada endale president. President juba oma ameti ainulisuse tõttu peab mõtlema selle peale ka, kellena ma lähen Eesti ajalukku, sest ta läheb paratamatult. Ja vaat see on imagoloogiline küsimus. No kellena läks Päts? Päts on meil riigiisa kui niisugune, eks ole. Kui me ühe sõnaga peaksime teda iseloomustama, siis kõige lihtsam on ütelda, et ma kohta oli riigiisa ja see on kõige tabavam. Lennart Meri, eurooplane. Arnold Rüütel, eestlane. Eesti NSV-lane, aga ikkagi eestlane. Toomas Hendrik Ilves, jänki. Kersti Kaljulaid, tulnukas, kes ei kodunenud siin meil presidendina, teda ei võetud omaks. Ja nüüd Alar Karis, kes ta niisugune on? Ta on oma olemuselt niisugune mulje, mis ta siiamaani jätnud, on papi. Ja tema on niisugune presidendi papi. Ja olnud siiamaani kaunis süütuke, aga nüüd arvatavasti küsis ta ise endalt, mitte tingimata oma nõunikelt või abikaasalt, aga mis jälg minust jääb, kes ma olen, kas ma olengi siin mingi papi või peale selle on meil kujunenud Eesti riigis niisugune olukord, kus arvatakse, et president on valitsuse käpiknukk, kes väga ei protesti, mis valitsus ütleb, viib seda ellu ja kordab neid sõnu, mis talle suhu pannakse ja niimoodi. Aga nüüd enne, kui tema ametiaeg hakkab lõppema, siis kerkib inimese jaoks see küsimus, kes ma siis ise olen, kellena lähen mina nüüd president, lähen Eesti ajalukku ja siin paistab, et ta on nüüd võtnud, et ma päris käpiknukkuna ei taha minna ka. Ma tahan jätta oma jälje ja oma sõna, tahan ütelda, mul on siiski ka arvamused mingisugused, ühesõnaga ta tekitab endale praegu, nende ütlemistega tekitab subjektsust. Ja ajaloost on meil teada, valitsus siiamaani arvab, et meil Michali valitsus arvab, et nemad on riik. Nemad ongi riik. Nemad ütlevad Riigikogule, mis Riigikogu peab hääletama ja Riigikogu niimoodi hääletab ja nad tunnevad ennast väga kaitstuna. Mitte miski neid ei ohusta. Ükski umbusaldushääletus läbi ei lähe. Nad on ennast raudselt kindlustanud kõigele ja president kah peaks nende sõna kuulama ja nende juttu rääkima. Ja siis tuleb Karis, teeb ukse lahti ja ütleb, et nii nagu lõi 14 samal ajal. Härrased, te arvate, et riik, see olete teie. Te eksite. Riik, see olen mina. No selle käpiknukluseni me jõuame veel ka siin saates, aga kõigepealt ma küsin lihtsalt ja lakooniliselt, kas president on teie hinnangul eksinud enda viimase aja väljaütlemistes? Miks ta peaks olema eksinud? Eksida saab millegi suhtes, kui ta ise niimoodi arvab ja on aus. Aususe suhtes ei saa eksida. Et on lihtsalt küsimus,
Kas tema arvamused on teistele vastuvõetavad või kas keegi temaga nõustub? Et jaa. praegu on meil see konflikt siin õhus olnud. Jaa, sellepärast, et tema arvamust või seisukohta, see, mis nüüd viimasel ajal tekitas tüli, on see, et kas peab president Putiniga peaks nagu Euroopa peaks eraldi läbi rääkima. Iseenesest küsimus on hüpoteetiline, sest Euroopas ei ole mitte kedagi, keda saata Putiniga läbi rääkima, meil ei ole Euroopas niisugust inimest ei ole. Aga kui seda oli öelnud juba Prantsusmaa president Macron, Itaalia peaminister Meloni, seda Saksamaa kantsler Merz ütles, et Putiniga tuleb rääkida. Nüüd meie presidendikene ka ütles, et tuleb Putiniga rääkida ja kõik tõstavad kisa, nagu oleks tema teinud mingisuguse globaalse avastuse, maailma ajaloolise murrangu selle oma avaldusega. See pole ju tõsi, kogu Euroopa juba räägib sellest, et tuleb Putiniga rääkida, ainult et nagu öeldud, meil ei ole kedagi, keda Kremli uksest sisse lastaks, ütleme niimoodi. Kas arvamuste paljusus riigi juhtimises tugevdab või nõrgestab meid? Ega mina süüdi ei ole, et meile kirjutati konstitutsiooni see, et riik on demokraatlik. See mulle, ma pean tunnistama, üldse ei meeldi. Aga see demokraatia toob ennesega kaasa ka arvamuste paljususe. Kui seda arvamuste paljusust hakatakse kuidagi takistama või ahistama, arvamuste paljusega on niimoodi, et kõik arvamused mitte ei ole kõige targemad, see on selge. Aga siis, mis on riigi juhtimine demokraatlikus ühiskonnas? See on arvamuste juhtimine. See on arvamuste juhtimine rahva hüvanguks. Just nimelt rahva, mitte riigi hüvanguks. Riigi hüvang on midagi muud. Aga rahva hüvanguks arvamuste juhtimine, see on demokraatia. Kas teile tundub, et seda demokraatiat meil ka viljeletakse? Et rahva hüvanguks meil riiki juhtakse? Ei, meil on riik ja rahvas on täiesti kaks ise asja. Rahvas on see, keda riik kiusab. Aga juba Lenin ütles, et riik on vägivalla aparaat ja see vägivalla aparaat paneb toime vägivalda praegu rahva kallal. Ei osata juhtida riiki. See, mis see elektriga nüüd toimub, elektriarvetega, see on ju katastroofiline. Ma ei tea ühtegi inimest, kes sellega nõus oleks peale selle energeetikaministri, kes ütles, et jah, elektriarved on küll suured, aga mitte erakordsed. Ma tahaks näha, millal need erakordsed siis tulevad. Ääriveeri puudutasime juba ka seda teemat, aga detsembrikuus tegi president Alar Karis sotsiaalmeedias postituse, kus ütles, et olen ühtäkki saanud täiskasvanuks, ma ei talu enam rumalate poolt esitatud liigseid nõudmisi, kadunud on soov olla meele järele neile, kellele ma ei meeldi ja pole põhjust naeratada neile, kes ei soovi mulle naeratada. Kas see oli mingisugune märgiline pööre praeguses presidendi olekus, et oli see teadlik distantseerumine ja on teile imagoloogina jäänud silma mingi kardinaalne muutus? See tekst on tal vist kellelgi võetud. See oli maha võetud. Ja see on kellelgi võetud ja mõni nõunik sokutas talle selle ette, tema kirjutas alla, järelikult võttis omaks. Aga nii vanale inimesel nüüd öelda, et tema on korraga märganud, et ta on ka olemas. See meenutab mulle väga seda toredat luuletust, et hommikul, kui ärkasin, näpu silma torkasin. Alles siis ma märkasin, et ma üles ärkasin. Nii hilja ärgata oma isiksusele on võib-olla natukene isegi koomiline. Ma poleks sellele tekstile soovitanud tal alla kirjutada, aga ju tal on minust targemad nõunikud. Kas president Karis on oma viimasel ajal näidatud isepäisusega põletanud sillad teiseks ametiajaks või pigem näidanud üles nördimust selle ameti tõelise olemuse suhtes ning soovimatust jätkata? Ega siis tema ise ei otsusta, kas tema saab veel teiseks ametiajaks või mitte ja rahvas ka ei otsusta. Ega rahval midagi tema vastu olekski, ma arvan, sellepärast, et palju paremaid kuskilt silmapiiril ei ole ja eks meil ole ju hulk aega juba niisugune olukord olnud, et president valitakse parema puudusel. Aga rahval ei ole siin suurt midagi ütelda, ehkki rahvas võtab seda presidenti ikka nii, nagu presidenti võetakse. Esimene mees riigis on ta rahva silmis, see on tema staatus ja siis arvatakse, et ta peab olema ikka tähtis ka, et kui tema midagi ütleb, siis niimoodi see läheb. See on see perekonna pea fenomen, et
kui ta on ikka perekonna pea, siis tema sõna võiks ikka maksta ka. Aga kuidas teile tundub, kas tema sõna maksab tänase valitsusega, kas valitsus vaatab talle alt üles? Valitsus ei vaata tal midagi alt üles, valitsus käsitab endas, see on sõnakuulmatu käpiknukk, nagu Barabas ähvardas nukkud ahju visata, kui nad tema vastu mässu tõstsid ja nurisema hakkasid. Nii et praegu on ikkagi selgelt näha, et tegelikult valitsus distantseerub presidendist ja nad tekitavad seda konflikti seal vahel. Jah, vaadake, inimene, kes mõtleb oma peaga, on ikka teistele tüliks. On kuidagi nagu telliskivi, mis on nurga all müüri sisse laotud, torkab silma ja segab teisi. Mis sa segad? Räägi parem seda, mis me oleme sulle öelnud, et sa pead ütlema. Kas Eestil on olnud presidenti, kes oleks kandnud oma rolli ühiskonna tasakaalustajana välja või pigem on riigipead olnud juhtivparteide käepikendused? Lennart Meri oli niisugune, kes kohe tegi ennast sõltumatuks kõikidest oma nendest toetajatest, poliitilistest jõududest ja hakkas kõituma. Vaadake, tema oli ju esimesel oma perioodil, oli ta kõige suurem ajakirjanduse vaenlane. Sellepärast, et ta käitus omamoodi. Ja siis teisel perioodil oli ta kõige suurem ajakirjanduse sõber ja sai selle eest mingisuguseid kuldseid trompeteid ja mis nad jagasid talle preemiaid selle eest. Nii et teda imetleti ja mitte ainult Eestis, vaid ka välismaal, nii palju kui ma inimestega suhtlesin ja haritud inimestega, need kõik teadsid teda. No imagoloogina, mida peab üks riigipea selleks tegema, et ta nii-öelda iseseisvuks või oleks sõltumatu? Ta peab leidma endale selle rolli, mis on selles antud tema ameti ajal maailmas on nagu kõige tähtsam Eesti jaoks. Et ta peab vaatama kogu seda malelauda ja siis otsustama, kus tema kuningana viibib, millisel ruudul. Millised on tema ülesanded? Palun väga, Lennart Meri ülesanne oli Eesti viia Euroopasse ja maailma, no eelkõige Euroopasse ja nendesse liitudesse, mis siin Euroopal on, NATO ja Euroopa Liit. Aga Eestil oli tol ajal missioon, mida Lennart Meri täitis. Praegu ei ole Eesti riigil missiooni. Kas see peab olema nüüd president, kes selle välja mõtleb või tuleb valitsus mingisuguse oma niisuguse missiooniga, sellepärast, et kõik need valimisprogrammid, need ei sisalda Eesti missiooni. Keegi ei ole seda sõnastanud. Nii selgelt aimu anda, mida me nüüd teeme pärast seda, kui me saime NATO-sse ja saime Euroopa Liitu. Nüüd siis lõmitame Ameerika ees ja kui Ameerika ees enam ei saa lõmitada, sest Ameerika ei taha seda, et tema ees lõmitatakse, ta saab ise hakkama püstipäi seistes keset maailma ja lääne poolkera. Siis oleme me kaotanud nagu selle orientatsiooni ja vanast rasvast veel kordame seda, et me peame olema Venemaa vastu hirmsasti. Maailm kõik nihkub juba maailma pilt vahetub selles kaleidoskoobis ja sellele peab reageerima. Aga jah, mis üldiselt puutub, on see, et mitte keegi ei tea, mis sellest Eestist peab saama. No te juhatasite mind väga hästi järgmisse küsimusse sisse ka. Kas Eesti on kaugenenud enda tugevustest, proovides meele järele olla kõigile teistele ning võttes üle võõraid väärtusi ja oleme me kuidagi kaotamas oma identiteeti või on identiteet kui selline pidevas arengus ja muutumises? Noh, see on väga lai küsimus. Mis see meie identiteet on? Me kuulume erinevatesse sfääridesse. Meil on olemas oma rahvuslik sfäär, mis on üsna kitsas ja väljendub siin mingisuguses etnografismis või ma ei tea, millest see peaks väljenduma. Sellega on tegelenud kõik need, kes otsivad Eesti märki, mille poolest see Eesti siis maailmas silma paistab. Peale selle me oleme eurooplased ja me oleme tsiviliseeritud maailma liige. Need on kõik erineva suurusega sfäärid ja neid ühitada ei saa mingisuguse ühe loosungiga, vaid see peab olema, võib-olla praegu oleks õigem öelda, vaadake 1905. aastal ütles Gustav Suits, et jäägem eestlasteks, kuid saagem ka eurooplasteks. Võib-olla praegu on meil õigem see asi ümber pöörata. Olen ma mõnikord mõtelnud
ja ütelda, et jäägem eurooplasteks, kuid saagem ka eestlasteks. Ehk siis me oleme ikkagi kaugenenud sellest, mis on meile omane. Jah, oleme kaugenenud, see on see ülemaailmne tsivilisatsiooni surve, mis sunnib meil, vaat alati on tsivilisatsioon ja kultuur on omavahel pinge olukorras. Tsivilisatsioon on see, mida me nimetame globaalseks või globalismiks, jah, et me sarnastume. Tsivilisatsioon sarnastab kõik rahvused ja kõik riigid. Kui nad tsiviliseeruvad, siis muutuvad kõik Ameerika suguseks ja teevad endale demokraatia, sõltumata sellest, et Koraanis ei ole sõna demokraatia. Nii et eripärasusega on raskem sulanduda? Kes see peab sulanduma kellega? Ma saan aru, et kui me kõik siin niimoodi ühtlaseks massiks muutume ja rahvastume ja võtame üle mingisugused sarnased väärtused, kas seda oma eripära on siis keerulisem kuidagi kaasas kanda? Seda võetakse meid siis raskemini omaks. Goethe ütles, vaid see on väärt nii vabadust kui elu, kes iga päev nad kätte võitma peab. Meie rahvuslik identiteet on niisugune, millest me peame iga päev seisma, kui me tahame eestlasteks jääda või eestlasteks saada, mis on praegu aktuaalsem. Läheme tagasi selle presidendi teema juurde. Kas president on Eestis pitsatihoidja või esindusnägu? Või on ta mõlemad korraga? Mis tähendab pitsatihoidja? No see, kes paneb templeid siis valitsusest tulnud seadustele ja kiidab heaks. Pitsatihoidja on Inglismaa selles kuningriigis on väga tähtis ametimees, tema hoiab riigi pitsat, et tema ei anna seda mitte igaühele. Ja selles mõttes võib-olla on ta... Ei olnud öeldud, et pitsatihoidja on ka meil siin kuidagi halvas kontekstis lihtsalt küsimus. Ei, vaat selles mõttes on nüüd see pitsatihoidja on küll õige, sest tema ei anna oma pitsatit mida igasuguse seaduse alla. Siin oli see Vene kiriku ahistamise seadus oli, tema ütles, et ärge nüüd seda tehke, et see ei lõppe heaga. See ei lõppe hästi, see lõppe halvasti ja üldse väga rumal algatus. See oli sotsid, tegid selle siseminister, kes nüüd kohtu alla antakse vist. Ta ei ole pannud päris lollidele seadustele, ei ole pannud oma seda pitsatit. Aga et ta on esindus, see on kahtlemata, sellepärast, et ega Riigikogu ei esinda Eesti riiki. Vaadake, kes seal koos istuvad, kas nemad esindavad või? Valitsus ei esinda Eesti riiki. Keegi peab ometi esindama, no las see president siis esindab. Kas Eestile on üldse presidendi ametikohta vaja ja on meil ressurssi selle institutsiooni väärikaks ülalpidamiseks? Ega siis peategelast on näidendisse ikka alati vaja. Näidendis peab olema üks peategelane peab olema. Ise küsimus, kas see roll on õige inimese kätte antud või ei ole. Kas peab selle rolli välja, sest see on roll ja funktsioon on tal olemas. See on öeldud, mis see on, aga peale selle... et on olemas presidendil juriidiline võim, on tal ka moraalne võim, autoriteet on temal see. Ja ta kehtestab oma autoriteedi jõuga seda, mida seadus ei luba. Vaadake Lennart Mere fenomeni. Ja. Ta laiendas seaduste ruumi oma autoriteedi jõul. See autoriteet oleks muidugi suurem, kui oleksid presidendi otsevalimised, aga ma ei taha sellest rääkida, see on mõttetu jutt. No sellest on räägitud? Ja. Kogu aeg? Sellega pole kuhugi jõutud? Ei juhtu ka. Mind on aeg-ajalt taas külastanud mälestus ühest 10-20 aasta tagusest intervjuust rännumehe ja muusiku Tarmo Urbiga, kus temalt uuriti, et kas tal on ambitsiooni saada tulevikus Eesti presidendiks, mille peale ta nii, ütleme siis vaba käega tõlgendades ütles, et presidendiks kindlasti mitte, selle ametikohal pole jõudu, kui siis Eesti kuningaks ning Eestit peaks valitsema kuningas, kes tunneks ära meie riigi tugevuse, milleks on loodus, põllumehed ja kõik see, millest me pärineme. Et kas te olete selle mõttekäiguga nõus? Et Urb saaks kuningaks? Mitte mingil juhul. Mitte Urb, rääkimata persoonist, aga see mõttekäiku selline. Et kas Eesti kuningriigina oleks kuidagi, ütleme siis,
jõulisem? No võt, ega siis, igal erakonnal on olemas põhikiri ja on programm. Ja paljud erakonnad on unustanud ära oma programmi ja teenivad põhikirja, vaatavad, et kõik oleks seaduspärane ja õigel ajal oleks koosoleku kutsed välja saadetud ja kõik niimoodi. Aga programm unustatakse, mis pärast sa siin olemas oled? Mis pärast sa siin olemas oled? Täpselt samuti peaks president küsima, mis pärast ma siin olemas olen, mis on minu missioon ja minu ülesanne. Kas see on nüüd presidendi nime all või kuninga nime all, küsib see valitseja, ülemvalitseja seda endalt. Sellel pole mitte mingisugust tähtsust. Riiki peab juhtima ja riigi juhtimise ainus vahend ei ole maksud. Riiki tegevust peab organiseerima, see on organiseerimistegevus, on riigi juhtimine. Ja seda me praegu ei näe, et seda keegi oskaks. Juhi omadusi kui selliseid praegustel juhtidel? Juhi omadused kuuluvad selle juurde, et sa oskad seda riiki organiseerida. Riigi asju korraldada, aga mitte ainult, et makse tõstad kogu aeg. Mulle kohati tundub, et meie kõige suuremaks probleemiks on see, et meie riigi juhid, ütleme siis nii, ei suuda samastuda Eesti inimesega, ütleme siis nii. Nad ei mõista Eesti inimest ja nad on kuidagi distantseerunud nii palju, et seal on see lõhe läinud nii suureks, et ega ei saadagi aru, keda täpsemalt juhitakse või mida juhitakse. Jah, no nemad tegelevad riigiga, nad rahvaga ei tegele, nagu ma ütlesin, need kaks asja on Eestis on täiesti ise asjad. Rahvas on omaette ja riik on omaette. Ja riigi kultus on see, et tugevdame aga julgeolekut. Mis tähendab, et riigi julgeolekut tugevdatakse, kui rahva julgeolek kogu aeg kahaneb selle võrra. Kõik need maksud ja muu niisugune elutaseme langus, ostujõu vähenemine, kõik see on ju tegelikult rahva julgeoleku kahanemine, aga seal on rahvas. Samal ajal kui riik ostab relvi ja neid, mis ta on rumala peaga on välja kinkinud sõjatandrile, nende asemel ostab neid uusi ja kulutab raha, nii et Kaitseministeerium, ma lugesin, ei tea, kuhu raha panna. Aga kas te näete lähitulevikus mingisugust võimalust selleks, et see olukord paraneks? Ei näe. Vana rahval on hea väljend, aeg-ajalt ikka rahvakeelt imetlen, et see potitäis on perses. Linnar Priimägi, ma tänan teid nende vastuste eest. Meie siit läheme nüüd aga pildiga Tallinna tänavatele, kus uurisime rahvalt, kas nende hinnangul on Eestis üldse presidendi ametikohta vaja ning kui on, siis kes seda ametikohta pärast järgmisi presidendi valimisi kanda võiks. Kas Eestile on vaja presidendi ametikohta? Muidugi on. Ikka on. Ma arvan, et küll ikka. Ma arvan küll, et on vaja. Sellist närakad nagu praegu või? Andke andeks jumal õia. Milleks? Mis presidendi funktsioon teie jaoks on? Riiki juhtida. Oluliseid otsuseid vastu võtta. Minu meelest on president esindab Eestit ja minule väga meeldib, et president on meil olemas. Ma arvan, et kõige olulisem vast on selline tasakaalustav funktsioon, et enne kõike just parlamenti ja mingil määral ka valitsust ja selles kontekstis, et meil oleks institutsioon, mis ei sõltu otseselt koalitsioonist, ehk siis sellest, mis on viimased valimistulemused ja kuidas siis meie süsteemi läbi saab moodustada sealt siis võimuliitu. Kas presidendi sellised volitused või tööülesanded võiksid olla laiemad? No see sõltub ju sellest, kas meil on presidentaalne või parlamentaalne riik, et meil on parlamentaalne riik ja eks me sellest korrast peame järgima. Kas meie praegune president on Eestit teie hinnangul hästi esindanud? Jah, minu meelest küll. Ja, ma peaksin ütlema küll. Mul esimese hooga ei tule meelde väga palju juhtumeid, kus ta ei oleks hakkama saanud või oleks halvasti hakkama saanud. Ma võib-olla vastaks nii. Kellel ta poeb? Ta poeb praegu maha möödud riigi nimel, eks ole, Ameerikal, ükskõik kuhu. Nii et ma ei kujuta ette, milleks seda vaja on. No meil on uued presidendi valimised tulemas. Keda teie sooviksite järgmise riigi peale näha? Ükskõik keda, kes see võiks olla? Hussarit või?
ei oska praegu öelda. Ei ole eelistusi? Ei ole. Ma arvan, et võiks sama jääda. Teist ametiaega järjest? Jaa, just nimelt. No ma arvan, et neid inimesi on palju Eestis. Eks nende hulgas tuleb leida see, kellel on kas siis parlamendis piisav toetus, mis tähendab nii-öelda poliitilisel skaalal väga laia toetust. See tähendab, et ta ei tohi olla tõenäoliselt väga vastuoluline inimene, mis ei tähenda iseenesest, et ta ei pruugi olla poliitik varem. Või siis teine variant on läbi siis natuke laiema võib-olla siis ütleme valijaskonna ehk siis ka kohalike omavalitsuse esindajate. Ehk siis kokkuvõttes ma arvan, et tal peab olema ikkagi ühiskonnas suhteliselt lai toetus. Minu isiklik arvamus ka kipub antud hetkel ühtima nendega, kes arvavad, et tal võiks olla ikkagi tugev välispoliitiline kompetents ja hea oleks, kui see tuntus oleks ka teistes riikides olemas. Ükskõik, kes teie hinnangul suudaks selle rolli väga hästi välja kanda? Mina. Palun väga, võid hääletada. Selle töö peal pole üldse mitte mingisugust muret. Nüüd aga räägime spordist. Käimas on taliolümpiamängud ning spordisõbrad on juba viimased nädal aega enda pilgud teleekraanile ning spordiblogidele naelutanud. Mida aga tähendab ühe ajakirjaniku jaoks olümpiamängude kajastamine ning mis on hea spordiajakirjanduse märksõnadeks? Seda arutan Õhtulehe spordiajakirjaniku Andres Vaheriga. Tervist! Tervist! No kas suure spordisõbrana on olümpiamängude kajastamine pigem taagaks või justkui preemiaks? Et ühest küljest tahaks ehk töölt puhkuse võtta ja kodus diivanil lösutades vaadata kõiki neid võistlusi, aga teisalt, et tuleb see kuidagi rahvani ka tuua? No alati saab ju kahte meeldivat asja ühendada, et siis kui töö on tehtud, saab ka diivanile visata ja mina olen kogu aeg öelnud, et spordiajakirjanik see ei ole elukutse, see ongi hobi. Et kui sa saad ühendada selle, mis sulle tõeliselt meeldib oma tööga, siis sa ju tegelikult teedki kogu aeg seda, mis sulle meeldib. Ehk siis sa vaatad kõigepealt selle võistluse ära ja siis saad seda justkui teistega jagada ja arutada neid teemasid. No jah, et lihtsalt see annab võimaluse võistlusi vaadata, enamasti muidugi kõike ei saa, sest vaja on võib-olla mingit asja kirjutada, aga üldiselt sa saad olla kui sa soovid 24/7 selles möllus, et see on see peamine luksus. No on sul ka mingisugused meelisalad, mida sa vaatad kõige parema meelega sealt taliolümpiamängudelt? No algas eile meeste jäähokiturniir, mis on, kus küll Eestit ei ole, aga mis on terve või paljude spordihuviliste keskpunktiks. See saab kindlasti väga suure tähelepanu nüüd siin ees ootava 1,5 nädala jooksul. Ja siis muidugi kõik eestlaste asjad, kus meil on vähem või rohkem lootusi, nii et aga ma vaatan ka selliseid rohkem nagu nišialasid, mingeid väiksemaid, et ma haaran ikkagi üldiselt isiklikult üsna laialt. No mis on need nišialad? No näiteks siin need nooremate alad nagu vigursuusatamine, lumelauasõit, vaatan kas või ka vahel isegi kelgutamist, skeletoni, et ühesõnaga ma vaatan nii palju kui jõuan peaaegu kõike. Ehk siis sinu elu see ongi suurelt osalt sport, et nagu sa ütlesid, et tõepoolest, et see ei ole elukutse, vaid see ongi nagu sinu elu. Ja see ei ole ka olümpiamängude ajal, on ta niikuinii sellisena, aga ta on ka siis, kui ei ole mingeid väga suuri võistlusi, et mina arvan, et ainult niimoodi hea spordiajakirjanik saabki olla. No aga räägime siis nendest aladest, kus eestlastel on veel mingeid lootusi, et kas võib juhtuda, et ikkagi mingi medali me sealt koju toome? Jah, võib juhtuda. Ma ütleks, et reaalsemad võimalused on Kristjan Ilvesel järgmise nädala teisipäeval kahevõistluse suurema võistlusel. Ta näitas oma eilse 6. kohaga, et ta on tipus tagasi ja kui kõik lapib, mis nagu olümpial medali võtmiseks peab niikuinii juhtuma, siis see on võimalik. Ma ei oska öelda, kui suur see tõenäosus on, aga ta on kindlasti suurem kui enne esimest võistlust. Ehk siis tundub, et ta on heas toonuses praegu? Ta on praegu heas vormis, lihtsalt asjad peavad klappima. Hüppekindlus peab säilima, samamoodi ilm võiks keerata natuke külmemaks, ehk et selline sompus ja hästi lumerohke rada nagu eile, see lihtsalt
talle füsioloogiliselt ei sobi. Nii et loodame, et sinna Predazzo kanti lähevad mõned krõbedamad külmakraadid siin lähipäevade jooksul. Ehk siis eestlaste kasuks räägibki see, et me oleme sellisest korralikust talveilmast pärit ja oskame sellega toime tulla. Jah, see on pigem praegusel juhul Kristjan Ilvese enda füsioloogia, et võib-olla keegi teine eestlane suudab ka siis nii-öelda raskemates oludes paremini suusatada. Ja teine lootus on Nina Petrõkina. See on selline väga raske on arvata, kui suur see medali lootus on, et kui ta suudab teha samasuguse või veel natuke parema sõidu kui Euroopa meistriks tulles, siis see on teoreetiliselt võimalik, siis sõltub muidugi väga palju sellest, mida konkurendid teevad, et ta peab väga hästi, peaaegu ideaalselt õnnestuma, aga sellega ma ei taha nüüd öelda, et need medalid on tõenäolised. Ma räägin võimalustest, mis on üldse teoorias võimalikud. Muus osas see oleks juba väga suur ime seal, kas Henri Sildarul rennisõidus või samamoodi Kelly Sildarul ja teistel veel raskem. No kuidas spordiga üldse on, et kui suures osas on see õnnemäng, et kui palju loeb see, kui hea on su enda ettevalmistus, kui hea on su enda eeldus võitjaks tulla ja kui palju see loeb, kuidas ütleme siis vastased ebaõnnestuvad? No sõltub väga paljugi alast, ala olemusest, lihtsalt toon esimese värske näite, näiteks laskesuusatamises. Mitte, et see nüüd seal kuidagi kerge oleks, et see, kui sa tuled esikolmikus, sa pead ise igal juhul tugev olema, siin ei ole teist varianti, aga näiteks eile bulgaarlanna Lara Kristova, kes laial üldsusele on täiesti tundmatu suurus, tuli ja võttis olümpiapronksi lihtsalt, et lasi puhtalt kõik 4 tiiru, oli rajal piisavalt kiire ja kasutas oma võimaluse ära, samas mõnel teisel alal, ma ei tea, kas või selles samas kahevõistluses, et lihtsalt esimene näide, mis pähe tuleb, või murdmaasuusatamises. Murdmaasuusatamine veel parem näide, et kui sa lihtsalt ei ole piisavalt tugev, siis sa ei saa mitte ühegi imenipiga medalit, et see sõltub hästi paljude komponentide nii-öelda koosmõjust ja ala olemusest. No paljud ajakirjanikud loomulikult on seal olümpiamängudel koha peal neid emotsioone ja olusid vahendamas. Sina siit distantsilt, mis sa arvad, kumb on keerulisem? Kas seal kohapealses melus siis seda infot edastada või siis siit juba teise? No kindlasti väsitavam on koha pealt, et spordiajakirjaniku hulgas on aega pikku juba selline ütlus, et kui olümpiale lähed, siis kõik sõbrad tuttavad, kes seda maailma nii hästi ei tunne, et oigu äge ja siis tagasi tulles küsitakse, et kuidas siis oli, et praeguse olümpia puhul kindlasti need, kes tulevad, ma arvan, et ütlevad umbes nii, et jaa, väga äge oli, nägin kõike rongi aknast. Ehk et see on hästi pingeline, unetundi on ülivähe, siuksed 3-4 tunnised ööd on täiesti tavalised. See nõuab lausa omaette siukest ettevalmistust, et see on hästi kurnav, ei saa öelda, et midagi muud ei näe, muidugi näeb, aga eelkõige on see pinge, tempo, tamp, et eriti sellise olümpia puhul, mis on praegu hästi laiali pillutatud, et seal hästi palju sellist linnast linna, külast külla sõitmist koos kõigi oma kodinatega, nii et see tegelikult ei ole selline turism, nagu võib-olla mõni ette kujutab. Kui tänuväärne on üldse Eesti publik, Eesti lugeja nende spordilugudele, ütleme siis nii, et kui suur spordisõber eestlane on ta seda olümpiat oodanud sama suure õhinaga nagu sina selle kajastamist? Eks siin anda mingit ühest hinnangut. Klikid räägivad vist ka hästi. Klikid, selge see, et huvi suurvõistluste ajal, olgu need olümpiamängud või jalgpalli MM või ka mingid muud suurvõistlused on alati kõrgem. See on ka täiesti loogiline, aga tõmmata siin mingit sellist ühest joont, et kes täpselt kuulab, vaatab, selge on ka ju see, et eelkõige vaadatakse teleri vahendusel, mis on ka täiesti loogiline ja eks siis rohkem see meie meedia kohustus on siis nendele inimestele, kes parasjagu seda telerit vaadata, siis pakkuda oma kanalites siis sellist, ma julgen öelda alternatiiv info kogumise võimalust lihtsalt, et anda mingit lisainfot, teisi nurki, analüüse, arvamusi ja muud säärast kohapealset tunnetust, et jah, loomulikult see tarbitakse rohkem kui tavaliselt, aga praegu veel teha mingeid järeldusi, et kas ja kui palju rohkem näiteks kui mingid eelmist olümpiamängude ajal natukene vara.
no mis on selle spordiajakirjanduse juures kõige pingelisem? Ilmselt peab see olema ikkagi kiirus, et kui sa tahad olla niimoodi kõige kiirem väljaanne, kes kõik tulemused kohe sinna blogisse paiskab, et siis tuleb vist näppudele valu anda. ja kiirus on tähtis, aga nii mina kui üldse meie toimetus laiemalt selle juures arvestab ka see, et selle kiiruse juures on oluline kvaliteet. Ehk et meie pigem ei taha selliseid siis ei lugusid, uudiseid ega ka postitusi, mis on sellised ühesõnalised, ühelauselised, et pigem võiks seal olla mingi sisu, mis annab midagi natuke enamat, mis on vaba kirjavigadest, ehk et annab sellise õige spordisõbra emotsiooni ka edasi. Jah, et kiirus on oluline, aga ainult kiirus selleks, et joosta võidu kellegi teisega on täiesti mõttetu. Et see ei anna tegelikult lugejale, vaatajale, kuule mitte mingit väärtust. Et meie rõhume pigem kvaliteedile, loomulikult eksimusi tuleb kõigil, alati ei ole ideaalne, aga pigem meie ei ole need kiirjooksjad, vaid tahame, et see toode oleks korralik. No spordiajakirjandus, see pole ainult, nagu me just ütlesime, kiiruse ja täpsuse mõõtmine ning numbrite edastamine, et sinna alla kuulub ikkagi otsapidi ka uuriv ajakirjandus ja nii edasi. Oled ise värskelt premeeritud spordiajakirjanik, et mis teeb ühest spordiajakirjanikust hea ja veel enam siis auhinnatud Sule Sepa? No nagu üldse ajakirjandus on ka spordiajakirjandus ju tegelikult hästi lai, žanreid on ja võimalusi teha tööd võimalikult hästi on palju, alates värvikatest ja sõnaküllastest reportaažidest kuni siis tõeliselt sellise ajamahuka ja hoolsa uuriva looni kuni hea uudiseni. Need žanreid on palju ja mina küll ei hakka ütlema, et ei saagi öelda, et üks on parem või halvem või huvitavam või vähem huvitavam kui teine. Et selge, et mingil ajakirjanikul on rohkem sobiv või meeldiv mingi žanr ja teistel teine ja siis sellisena tuleb nad siis oma toimetuses lihtsalt koos toimima panna. Aga kas sulle enda töö juures meeldib see, kui pigem see töö on niimoodi killustatud, et natuke ühte, natuke teist või meeldib selle ühe kindla asja peal püsida? No pikemas plaanis ma ikkagi pigem tahan rõhuda millelegi. Lühemas plaanis ma võin loomulikult teha mingi aja jooksul kõike, aga see on nii, et keegi on meeskonnas tugevam mingis valdkonnas kui teised. Et see on täiesti normaalne ja sellisena on see ka meil ja siin lihtsalt kellele sobib miski rohkem mingites valdkondades aitab pikem kogemus rohkem näiteks uurivate lugude puhul, nii et täpselt sellisena see ka meil toimib. Kui palju on spordiajakirjanduses neid ajakirjanikke, kes on ise mingi ala pealt tulnud, mingi ala professionaalid ja siis hiljem on hakanud seda pigem siis kajastama? Pigem on vähe. Kui me räägime nüüd tõesti professionaalsest tasemest, et see, et keegi harrastustasemel midagi mängib või teeb, seda ikka loomulikult, aga pigem siis need professionaalsed tegijad on tänapäeval kaasatud siis nagu ekspertidena, kas siis arvama või telekates, raadiotes ka rääkivas ja kirjutavas meedias, et aga selliseid, kes päris tippspordist, näiteks üks nimi, kes mul tuleb meelde, Heino Enden oli mõnda aega tagasi toonase, kui ma nüüd ei eksi, Eesti Päevalehe sporditoimetuse juhataja, aga lühikest aega siis, aga selliseid näiteid on pigem napilt. No ma lõpetuseks küsin, et millised või milline on olnud see enda kõige meeldejäävam kajastus, kõige meeldejäävam võistlus või just nimelt mingisugune uuriv spordilugu? No, kui üldiselt ütleme kas või need samu spordiajakirjanduse preemiaid pigem jagatakse sellisena, et kui sa teed mingisuguse hea loo suurelt võistluselt, siis sul on pigem eelis. Siis mina pigem vaatan nagu teistpidi, et vahel või isegi sageli on raskem head lugu, olgu ta siis reportaaž, uudis tuua just nii-öelda mingilt kas külavõistluselt või kuskilt nii-öelda pealt näha nurgataguselt asjalt, et see vajaks mult natuke põhjalikumat mõtlemist, et mis, et eks värsked asjad on meeles, kas või see sama siis eelmise aasta tööde eest selle auhinna toonud, siis konkreetselt oli see nii-öelda Kalle Kalevi korvpallilugude rahastuse ja muude skeemide lahti kiskumine ja sellega seoses siis veel teatud
spordivaldkonna juhtimisvõtete paljastamine Tallinna linnas, et see oli pikk ja huvitav lugu ja lõpuks ma arvan, et hea tulemusega lugu, et see lihtsalt on värskelt meeles, aga eks neid erinevates žanrites ägedaid ja endalgi meele heaks teinud lugusid ole olnud veel. Andres, olümpia veel kestab, nii et toredaid kajastusi sulle ja ma loodan, et sealt kõrvalt jõuad, nagu sa alguses ütlesid ka ise, niimoodi meeleolukalt seda kõike jälgida. Kindlasti jõuan. Aitäh! Ja ma tänan ka teid, head vaatajad, selliseks meie seekordne saade kujuneski. Tuletan meelde, et saade pealkirja taga on järelvaadatav Õhtulehe YouTube'i kanalist ning ka Spotify'st. Mina kohtun teiega taas, aga järgmisel reedel ikka Õhtulehes.